videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 119. Ühiskond. Minu jaoks ühiskond tähendab mitte lihtsalt see definitsioon, vaid see on ka tunne. See on see tunne, et me oleme seotud. See, kas minul läheb hästi või halvasti, mõjutab teisi. See, kuidas teistel läheb, on see hästi või halvasti, mõjutab mind. Seda kõike kas otse või kaudselt, aga me peame mõtlema endast suuremalt. Ehk siis mitte ainult see, kuidas minul läheb, vaid kuidas ka teistel läheb. Ja siin on majanduskriisidestki näited, kui mingi valdkond ikkagi põleb, siis see tulekahju ei jäta teisi puudutamata. Siin automaksuga, kui peredele anti natuke hõlpu, siis see reaktsioon, see ahelreaktsioon, mis tekib mingi maksu tõstmisest, et kui teistel tõusis, siis see lõpuks ikkagi mingite hindade näol näiteks jõuab ka nende peredeni. Ja ma arvan, et see on selline elamise viis ka, kuidas sa teed otsuseid, näiteks kas sa ostad kartulit supermarketist või kohalikust talutoidupoest või kohalikult inimeselt, naabrilt. See on selline pisikestest tükikestest kokku pandav pusle. Ja me võime valida need pusletükid laiali loopida niimoodi, mis seal ikka, minu valik, mida mina ikka maailmas teha saan, mina väike inimene, või siis teadlikult teha oma pisikesi liigutusi, pisikesi valikuid ja niimoodi tükikeste haaval toetada seda, et meil oleks siin hea, et meie inimestel oleks hea. Ja mitte ainult, vaid anda seda eeskuju ka oma lastele, sest ka neil on tulevikus ühiskond, mida koos hoida. Ja see ei ole lihtne ülesanne. Vastu on võimas, kas või see, mis meie poliitareenil toimub, see, kuidas palkasid vändatakse juurde, see, kuidas rahasid kaotatakse ära ametkondades, kuidas äkitselt makstakse kõigile mingid marudat preemiat tulemuste eest või ma ei tea, kuidagi kummalisi manöövreid tehakse. Aga mina nendel puhkudel tulen alati enda sellesse rahu kohta. Need on nende poliitikute, ametnike otsused, millest neil tuleb vastutust kanda, mitte selles meie kohtus seal, kui sa üldse kohtupinki jõuad ammugi süüdimõistva otsuse või väärilise karistuseni. Aga just see jumalik kohus, see mõte nii kannab mind ja mitte see, et ma oleks kättemaksuhimuline, et oides sindrid saate, aga usaldus. Ja kuni minus on see rahutunne, et mina oma valikuid tehes üritan olla teadlikult kohal ja seeläbi loon, see kannab. Ja samal ajal siis vaatad, et meil käib täielik tsirkus. Leiba jääb üha vähemaks, aga tsirkust on ohohoo. See, kuidas meil on täiesti olematu, ilmselt lähebki hingusel ära. Neid protsesse on huvitav lihtsalt jälgida. Kuidas meil on lõpnud lehm, mida siis lüpstakse, lastakse igasugu sigadusi läbi ja samal ajal rullitakse juba järgmist punast vaipa lahti uuele samasugusele projektile ja on inimesi, kes ja nüüd on see meie lahendus ja nemad, nii ilus jutt on ju, neil kõigil on ilus jutt. Vahest nad lähevad närvi ja ütlevad ausalt, mida nad rahvast ja Eestimast arvavad. Aga muidu jah, poliitikute üles on ilusat juttu rääkida ja teile aeg-ajalt eriti enne valimisi kuidagi eriliselt naha vahele pugeda. Ja me ikka tahame ju näha, et on mingid lahendused ja lootuskiired ja esiteks siin viimastel aastatel eestlaste mainega, mida on tehtud. See on lihtsalt, ühes oma kunagises videos ma isegi tõstatasin teema, et kas maine või maine kogemine, ehk siis kas sa julged kogeda seda maist elu või sa mõtled, et mis mu mainest saab ja siis samal ajal meil on mingid Tsahknad ja Pevkurid ja Kaja Kallased, kellest rahvusvahelised meemitootmismasinad on täitsa, vaata, et kokku jooksmas pinge all, sest materjali muudkui tuleb peale. Minu jaoks täiesti müstika, kuidas see võimalik on, et täiskasvanud inimesed, mingid haridust saanud inimesed võivad käituda niivõrd ebaadekvaatselt. Ja ma ei ole see inimene, et aga meie eestlaste maine. Ma arvan, et iga inimene vastutab ise oma maine eest. Igast rahvusest, igat päritolu inimeste seas on äärmusi seinast seina.
igal ajahetkel läbi ajaloo ka on eestlased pooldunud kuidagi moodi, kes on ühes otsas, kes on teises otsas ja niimoodi võtta, et eestlane on selline, venelane on selline, ameeriklane on selline. Ma arvan, et on liiga üldistav, et igaüks keskendume ikka sellele, kes meie oleme. Ja rõõm on see, et meie seas on inimesi, kes soovivad leida lahendusi, kes mõistavad, et see, mis täna toimub, ei ole normaalne. Ja seda on kuidagi... Samal ajal näed, et need poliitikud ja ametnikud lihtsalt põletavad raha, põletavad seda maad, põletavad meie tulevikku, meie laste tulevikku ja see ajab kuramuse vihale. Ja siis maine juurde tulles, kui mingi Dalai Lama visiidi aegu juuaks täis, siis Kaja Kallas teeb mingi nalja, kuidas nüüd on aeg täis juua, samal ajal ta näeb välja ka nagu, andke andeks, ma ka praegu näen välja nagu võib-olla käisin peol, ei käinud, emadus. Ja siis mõtledki, et mis meist saab. Ja õnneks on lootust, sest on inimesi, kes mõtlevad sellele, et mis meist saab, äkki on mingeid lahendusi. Ja siis me mõtleme neid lahendusi välja, aga mõnikord sellise väga stressis pinna pealt ja siis me arvame, et revolutsioon tuleb ja siis on hästi. Ma arvan, et ülejärgmine revolutsioon on ka juba kuskil skriptis paigas ja me oleme lihtsalt statistid selles lavastuses. See ei ole lahendus. Siis kes arvavad, et ostame kulda ja siis ükskõik kui raske aeg tuleb, me elame selle üle. Jah, praegu kulla hind on teinud hüppe, tunnistan. Mina ütlesin juba aastaid tagasi, et kuulge, ostke maad ja hoolitsege sellest, et teil oleks toitu ja julgeolek isiklik tagatud. Et mis te sellest kullast, et kui kriis on, siis selle kullaga midagi väga ei tee. Nüüd on kulla hind tõusnud, on inimesed, kes on sealt vahelt raha saanud, palju õnne. Aga see on ka selline kasiino moment, et kas ma veel hoian, äkki läheb veel väärtuslikumaks. Kui samal ajal selle sama raha eest saaks teha, ma ei tea, praegu kui on see hiilgehetk, kui paljud müüvad ära või hoitakse edasi, et nii, äkki läheb veel kallimaks. Ja siis võib toimuda krahh, läheb hoopis odavamaks, et siuke kasiino õhustik. Või teha rahaga päris asju, investeerida mingisse tegevusse, toimetusse, mis tagaks sinu heaolu siis, kui lähebki kriisiks. Aga see on selline minu targutamine. See on see, kuidas mina elan, minuga ei pea nõus olema. Nii, siis siin oli üks pealkiri, kuidas noored julgevad streikida. Õhtuleht kirjutab, üha rohkem lapsi keeldub kooli minemast. Ja mina mõtlen kõik need, kes saavad aru, et meie haridussüsteem on kana jalgadel seisab. See ei toimi, see ei kanna. Ja sealt tulevad inimesed, kellel analüüsivõime puudub. Meil on juba Riigikogus inimene, kes räägib, et tehisaruta ma ei saakski hakkama. No jah, asi on mäda, olen nõus. Aga kui lapsed koolis ei käi, mis nad teevad selle asemel, et mille haridussüsteem on nagu on ja vaadake, nüüd on julged streigivaimus. Aga mis need streigivaimus ilmselt ei viitsi koolis käia, siis nad peibivad, ma oletan, on muudes sõltuvuste küüsis võib-olla ja mis on kindel, milles ma ei kahtle, et need on nutiseadmetes. Ja see on tõesti põlvkond, kelle üle tasub uhkust tunda. Kui midagi jamaks läheb, siis nemad streigivad, aga ei tule tekjaltki välja. Ja mingi hetk, kui ema enam süüa ei too ja voodipesu ei vaheta, siis üsna siuke koduta õhustik tekib. Aga mõnele võib-olla meeldib see mõte, et noored tulevad peale, sellised julged, et nemad julgevad mässata. Ja siis nad on kuskil või mingites arvutimängudes. Millele veel loodetakse, tervised käivad kolinal alla, meditsiin muudkui areneb, aga inimesed on ühed haigemad, aga kuskil on medbedid. Need on need medbedid, mis teevad su nipsust terveks. Ja siis me oleme kõik terved ja elame 100 vähemalt ja tervenav. Ja see medbedide asi on minu jaoks üks kahtlane asi, sest meie jumalike olenditena ei ole siia tulnud selleks, et masinad kuidagi moodi meie eest mingi töö ära teeks. Kui sinu keha annab mingi sõnumi, siis see on jumalik viis sinuga suhelda. Minul näiteks ma olen avastanud, et kortisooli tase on väga kõrge. Ja see ka ei lase normaalselt välja magada ja siis ma igasugu trikke teen endaga, et hingamisharjutused, mingid mõttemängud, et ennast siis viia rahuseisundisse ja see on nii huvitav, kuidas ma võin olla selles rahuseisundis, aga ma tunnen ikka, et kuskilt midagi keeb. Ja siis ma pean jälle üles leidma, mis see on, kas mingid
välja ütlemata asjad. Kui mul oleks mingi rohi või medbed, kuhu ma lähen sisse ja mul on kortisolitase 5+, siis ma ei saaks oma elu korrigeerida vastavalt nendele haistingutele ju. Ja sellepärast ma sellesse väga ei usu ja need medbedid on peaaegu ära vahetamiseni sarnased nende eutanaasia kapslitega. Ma ei tea, lähed arsti juurde ja ajad kogemata sassi või ajab arst kogemata sassi, et tahtsid terveks saada, aga umbes see oli see teine voodi. Vot, ja ilmselt see moment, millest me võiksime kõige rohkem õppust võtta, on see, kuidas ajalugu toimetab, kuidas mingid protsessid kipuvad korduma ja ta märkaks neid mustreid ja oskaks neid kordumisi ennetada. No see sama teema, et revolutsioon tuleb ja siis on ja on enne ajaloos revolutsioonid olnud. Meil oli siin laulev revolutsioon. Ja mis tegelikult toimus? Jah, kes teavad, need teavad ja kes ei ole siiani aru saanud, siis ma arvan, et seal ei olegi seda võimekust mõista. Ja meil oli siin mõni aeg tagasi selline see oli 2025 mai, kui rongiga olid Kiievisse teel Saksa kantsler Merz, Briti peaminister Starmer ja Prantsusmaa president Macron. Ja nad jäid vahele sellega, et nad olid kolmekesi laua taga, tulid ajakirjanikud sisse ja kiiresti sealt pandi mingeid asju ära. Peale seda olid uudisjupid, kuidas tegemist ei olnud pulbriga, Russia, väga inetu, meelevaldne, see oli salvrätt, mida peideti. Ja mina mõtlen, et no kuulge, see pättus teid nolgi ilme, mis kõigil kolmel ees oli, see kiire liigutus ja siuke, näha, neil on veel litt peal, mida te nagu pesete sellist asja puhtaks, kuni on uskujaid, seni peske. Aga miks ma üldse sellest vanast asjast räägin? Lihtsalt siin raamatut lugedes treffisin sellise asja otsa. Nemad läksid ka tähtsale läbirääkimisele, on ju. Jalta konverentsil kasutas Stalin asiaatide igivana mõjutusvahendid läbirääkimiste pidamisel. Alkoholi. Ameerika õhujõud esindanud kindralmajor Lawrence Queter meenutas. Hommikuine algas keskmise suurusega klaasi Krimmi konjakiga. Konjaki pokaalile järgnes kalamari valge viinaga. Pärast seda pakuti külmi suupisteid valge veiniga. Seejärel pakuti maitsvaid Krimmi õunu mitme klaasi magusa Krimmi šampanjaga. Viimaseks roaks oli tass tulist teed, mille juurde pakuti jällegi konjakit. See oli vaid hommikusöök. Kuidas võis keegi pärast sellist kõhu ja peatäit võtta vastu Ameerika Ühendriikidele kasulikke otsuseid? Elliot Roosevelt, kes saabus konverentsile koos presidendist isaga, rääkis, et eranditult kõik läbirääkijad olid purjus. USA riigisekretäri abi Charles Bowen, kes osales läbirääkimistel tõlgina, meenutas, et laua peremeheks oli Marshall Stalin isiklikult. Laua taga valitses südamlik atmosfäär ja kokkuvõetult oli ära joodud 45 toosti. Seega otsustasid maailma vägevad meie saatuse üle purjus päi. Just sellise masendava järelduse võib eeltoodud mälestustest teha. Ja see, et meie poliitikute seas see ninapulber on normiks kujunenud, kui sellised otsused nagu siin tehti ja siin oli veel meenutamist väärt asi, et kui Churchilli käest küsiti, mis need täpsemad tingimused seal detaile tahaks, siis ta vastas, laske selle lepingu koostajal enne ära surra ja alles pärast seda avaldatakse selle lepingu detailid. Ja mis meil täna on? 75 aastaks salastatud. Sama point. Laske me sureme ära ja peale meid tulgu või veeuputus. Ja kogu sellise õhustiku peale ma mõtlen, et huvitav, mida lepitakse kokku narkojoobes, kui tol ajal tehti, me olime lihtsalt peenraha vahetada. Nüüd olukorras, kus me oleme olnud siin kulliküüniste vahel niimoodi. Kull kaitseb meid karu eest, pikistab vahepeal niimoodi, et verd pritsib ja siis ütleb, kuule, kui mina siin praegu siin ei pigista, siis karu tuleb. Nii, ja siis see kull on võtnud nüüd hülgepojakese ja ilmselt ta ütleb mingi hetk karule, et ma tahan seda hüljest nagu ikka rohkem. Võtta see, mis mul siin teise küünise vahel on, mis meil on siin Eesti ja teised, ma võtan selle hülge. Ja karul hea meel, et okei, et need teised kokku teevadki võib-olla sama palju, et
mina ei jõua kõike süüa, sina ei jõua kõike süüa, teemegi siis niimoodi kenasti pooleks ja ajalugu kordub. Ja samal ajal meie siis nuumame seda lõpnud lehma, NATO-t, oleme nuumanud seni niimoodi, et oma rahvas jääb nälga, nuumame siin mõnda aega ilmselt veel, kuigi jah, ilmselt siit miskit head nähka enam ei tule. Ja võib ju öelda, et Ameerika ja USA ja Hiina, ma kordan, need on lihtsalt malendid laual. Ja kui siin öeldakse Make America Great Again, siis ma arvan, et see lühend ei ole magavaid, nagu siin mõned ajakirjanikud on välja toonud, et pigem on see MIGA ehk siis Make Israel Great Again, sest ilmselt sealt need niiditõmbajad tulevad. Ma siin raamatust toob ka ilusti välja, ma sain siit kinnitust oma mõttele, et kui ma muidu olen ka trehvanud selle otsa, et kuidas sellised juudi päritolu inimesed korraldavad igasugu asju, siis siin raamatus kirjeldati protsentuaalselt need kõige suuremad jõhkardid, kõige retsimad indiviidid olid just seda päritolu. Ja selles mõttes mulle see raamat meeldib, et ta ei räägi seda ühepoolset lugu, ta räägib ka seda, kuidas siin ongi inimesi mõisteti süüdi selles, et nad olid juudid ja selle alusel karistati. Ehk siis jah, neile tehti ka liiga, aga see ajalugu päris nii ühte väravasse ei ole, nagu meile näiteks kooliaega õpetati. Ehk siis mina mõtlesin, et aga meil on ju mingid klubid ja värgid, mille kaudu ma tean, et käib päris suur mõjutustöö. Stiilis, et kui sul on valida kas vend või seadus, sa pead kaitsma venda või olema venna poolel. Ja ilmselt ongi mingi hetk see agenda, mida kandsid need samused, on üle läinud nendele organisatsioonidele, et vett segada, aga need, kes on seal organisatsioonides, on ennast nii ära käsi jalgupidi sidunud, et nad peavadki täitma neid ülesandeid, ehk siis natuke püütakse käed puhtamaks ja palun, vabamüürlased teevad seda, aga niiditõmbajad on ikkagi sealt samusest tuumikust. Ja samal ajal meil käib siis kõva Nursipalu lüpsmine edasi ja näis, kuidas see kõik lõpeb. Natuke selline lõppmängu tunne on ja samal ajal meie ajakirjandus ei väsi, tegelikult ei üllata. Astrid Kannel teeb Gröönimaal intervjuud kohalikega, kuidas nad on valmis ära minema, sest USA tuleb. Palun väga, tule räägi kohalike inimestega, mis tunne on Nursipalu inimestel seoses selle USA baasiga. Kuidas meid aetakse ära, see ei ole nii, et me lähme nüüd emamaale, Taanimaale ära või välismaale. Ei, meid lihtsalt süsteemselt Eestist ükskõik kuhu vaatad ja kui siin mingi hetk Maa- ja Ruumiamet jälle teatas, et maa väärtus on tõusnud, maamaks tõuseb, ehk siis teistpidi sõjapidamis oma rahva vastu tehakse jälle korralist hindamist. Siis ma mõtlesin, et aga need piirkonnad, kus on maad niimoodi hävitatud, reostatud, laastatud, äkki meil võiks olla madalam. Meil selline ei ole õhukvaliteedi seirejaamagi, sest asi on nii tuksis. Äkki meil siis võiks olla niimoodi, et meil maamaks langeb, sest meie maa väärtus on langenud ja tunduvalt langenud. Siin võiks langeda maamaks. Aga siis ütleksid ka need, kes on fosforiidikaevanduse juures, kes on meretuuleparkide juures, kes on Rail Baltica juures, kes on igasugu muude jaamade juures, siis ilmaradari näide. Meretuulepargid on eriline looduskatastroof ja see elekter ei ole plaaniski, et meile tuleks. See on lihtsalt väliskorporatsioonid teevad endale raha kohalike süüdimatute abil. Ja siis tõuseks ilmselt kõik peale Harjumaa tagajalgadel, et kuulge, aga meie tahame ka siis madalamat maamaksu ja siis me saame lihtsalt kõik ühe soojaga kallimat maamaksu maksta, sest et hübriidsõda. Ja hübriidsõja osa on ka ränne ja kui meil siia Võru linna tehti kood Võru, mis tegelikult ei ole kool, siis ka lubadusega, et kohalike õppimisvõimalused ja rohkem võimalusi ellu ja nii edasi. Protsentuaalselt enamik, kes seal õpivad, on välismaalased ja kui siin hiljaaegu kaitsepolitsei paar tükki välja saatis, kes olid seotud Hezbollah ja islamistliku režiimi toetamisega, nad olid siin õppimas. Palju meil siin Võrru tuleb neid õppijaid ja veel programmeerimise valdkonda. Naljaks on see, et plakatid on väljas võrukeelsed. Kuul, koolivärk on ju võru keel, nii hinnas, aga õpe on inglise keeles. Vot selline huvitav loogika, milles me elame.
ja kui ma siin eelmises saates tõin ka välja, et ma olen oma teismelisele andnud selle ruumi, et ta saaks ka kogeda seda, et tema ise mõtleb, tema ise vastutab vaikselt rohkem, siis kogu seda ühiskonnas toimuvat, seda programmeerimist arvestades, mina ütlen, et selle üks tingimus, et lapsele anda rohkem vabadust, on see, et me siiski piirame seda, palju nad puutuvad kokku selle propagandaga, sellega, mis toimub ekraanide vahendusel, see, kuidas tehisaru muudib neid ajusid siledamaks. Sel tingimusel on see võimalik, et sa annad neile ruumi, aga kui sa annad neile selle vabaduse, et sa tahad streikida, passi nutikas, või sinu elu, sina ise tead, ja siis küll see algoritm teab, mis talle on hea. Ja sealt enam tagasi inimest ei too, sest ma näen isegi täiskasvanute puhul, kui keeruline on mõelda oma peaga, kui sa oled vahepeal seal seadmes ära. See mõjutab, sest kui mina panin oma kõigepealt tunniaja piirangu, et ma saan ööpäevas olla tund aega ainult Instagramis ja Facebookis kokku, alguses oli just, aeg sai täis. Ja siis nüüd on niimoodi, et ma mingi hetk panin poole tunni peale, sest mul ei tulnud see tund enam täis. Ühesõnaga minu sees hakkas mingi ümberprogrammeerimine. Ma hakkasin tegelema muud asjadega rohkem. Ja ma saan aru, asjadega on vaja kursis olla. Aga see aeg, mis me seal veedame, et ennast kurssi viia, et see info, mis peab meieni jõudma, jõuaks meieni, see ei pea olema väga pikk, sest eilne näide, mul 20 minutit olin ma Facebookis ja Instagramis kokku. Sest midagi minus on hakanud teistmoodi tööle tänu sellele, et ma panin selle tunnise piirangu ja ma mõistsin, et see on väga ebanormaalne, kui palju ma sinna, jälle lähed vaatad ja jälle midagi teed ja siis postitad, siis vaatad reaktsiooni, on ju. See on narkootikum. Ja nüüd täiskasvanunagi saad aru, kui habras sa oled selle sees. Ja nüüd, kui ma tunnen, et ma olen mingis teises kohas omadega, siis ma saan sellest ka aru, et seal sees olles väga palju informatsiooni on saadud. Aga nüüd on aeg järgmiseks sammuks. Nüüd on aeg selleks, et me iseendast hakkame kuulama, mis esile tuleb kõige selle pinnalt, millest me oleme aru saanud, mingid pildid, mis me oleme tänu selle välisele informatsioonile enda jaoks selgemaks, klaarimaks saanud. Nüüd on enda seest vaja leida need vastused. Või oodata, kuni me oleme ise valmis, et need vastused esile tuleksid. Sest see lahenduste teema, ma olen ka mõelnud, mis see lahendus on, et kõik hakkame ise köögivilju kasvatama. Okei, nii siis tuleb PTA järgmine hetk. Minu jaoks täiesti siuke kriminaalseks kalduv organisatsioon juba, ametkond. Ja ütleb, et ma olen seda näidet toonud ka, et meil on mullaga väga kriitilised lood Eestimaal. Jah, Maa- ja Ruumiamet ütles, et teie maa on väga väärtuslik, aga see muld siin on kriitilises seisus. Ja kui sa selle porgandi seemne maha paned, siis see porgand imeb sealt neid aineid veel vähemaks ja siis meil on siuke kõrb. Meil on kõrbestumise oht Eestimaal, aga see ei ole meie naturaaladega kooskõlas, mis iganes, sest mõnikord naturaala sõna loeb midagi, mõnikord mitte, kui on vaja pauku teha näiteks, ehk siis militaaräri nuumata. Ja siis oled ikka nagu omadega kahvlis, et mis tahes lahenduse me täna välja mõtleme, see ei pruugi olla see, mis lõpuni kannaks, ehk siis me peame olema igas hetkes kohal, jälgima, kuidas olud on, stiilis, et kui meile korraldatakse siin mingi kriisike, me peame valmistuma ju vastavalt sellele, kui pikk see on. Mingi piirini me suudame valmistuda, mingi piirini läheb igal juhul hulluks asi, sest et on inimesi, kes loodavad valitsusele ja kui see valitsus mingi hetk, kõik nupud, kes seal on ka pardalt heidetud ja nad on oma osa saanud, siis neil on täiesti ükskõik, mis saab rahvast. Ja siis on need, kes on valmistunud ja on need, kes ei ole valmistunud. Ehk siis kõvasti maradööritsemist. Ja seda enam on oluline, et meil oleks võimekus oma kodu kaitsta. Ja siinkohal ma ei pea isegi üleni relvasid silmas, vaid ka seda energeetilist tööd. See on töö, mida mina ise olen elus pidanud läbi tegema. Lihtsalt sellepärast, et mul ei olnud võimekust ennast kaitsta. Ja ma läksingi seda energeetilist teed, sest ma sain aru, et see kaitsevõime minu lihtsalt indiviidi tasandil kaitsta end vägivalla eest, see ei seisne selles, et mul on, ma ei tea, pipragaas või et uks käib lukku. Et lihtsalt läbi isikliku sellise kogemuse olen mõistnud, et ka see energeetiline kaitse täitsa toimib. Kui sa teed selle protsessi enda sees sügavalt läbi, mõtestad lahti need hirmud, selle, kuidas hirm on üldse ennast üles ehitanud, mis varasemate kogemuste peale, siis see on selline väga, väga individuaalne töö. See ei ole asi, mida ma õpetaks, sest et ma arvan, et see käib igal ühel ise enda seest läbi väga sügavalt. Ja miks ma veel ütlen, et lastel tuleb sellest netimaailmast eemal hoida, aga seal toidetakse väga palju hirme.
sind köetakse üles millegi täiesti alusetuga ja siis, kui sa oled päriselt kriisi olukorras, siis sul lihtsalt, sa oled nii ära kurnatud, et sa näed mingit halba asja juba lahendusena. No stiilis, mulle on inimesed öelnud, et tuleks sõda juba. Mis ei ole normaalne asi öelda. Nad lihtsalt on väsinud sellest, mida tehakse nende kodudega, ümbrusega. Ma pean silmas seda kaitsevõimet siin. Ja siin hiljaaegugi oli üks artikkel, Forte kirjutas 16. jaanuaril. Lõpp on lähemal. Hawkingi teooriale toetudes pakuti välja uus maailma lõpu kuupäev. No nii, ja nüüd hakkame kõik kartma, sest et uus maailma lõpp tuleb, et kui ei tule sõda, kui meil osooniaugud ei veni liiga suureks, kui kliima siin, kui maa ära ei põle, sest kliima soojeneb, lausa ookeanid keevad ja nii edasi. See viimane oli liialdus. Tegelikult kogu see hirmutamise asi on üks liialdus, mida meile peale pannakse. Siis lapsel on vaja ruumi tunda uudishimu ja hirm uudishimuga koos ei mängi. Kui sul on hirm, ma vaatan 8 kuuse pealt, väga õpetlik mulle endale ka, kui sul on uudishimu, siis sa ei karda, ma võtan sellest kapinupust kinni ja nüüd ma kõigun, väga põnev, mis nüüd saab. Kui sa ei karda seda maha kukkumist, jäkkane küll kukud ja iga korraga kukud järjest osavamalt. Ja kui esimesed korrad jooksed ja püüad, siis nüüd on juba niimoodi, et ta on mingid potsud ära teinud ja ta juba oskab. Ja siis läbi selle, et ta on uudishimu tundnud ja see läbi õppinud, ta, pistiku augud me oleme ikkagi vastavate nende klambrikestega ära täitnud, et kõike päris ei lase proovida. Siis, kui tal oleks hirm, kui ma võtan siit kinni, oi, mis nüüd saab? Oi, ma kukkusin. Ma enam ei julge. Väga hirmus. Siis ta ei saakski areneda. Ja meil inimestena samamoodi, me küll ei arene enam füüsiliselt, pigem hakkame niimoodi mingist hetkest liikuma sellesse lapse seisundisse tagasi. Kuigi vananemise koha pealt ka ma jagan ühte mõtet, mis ma olen siin paar korda peast läbi käinud. Me ütleme ealised iseärasused ja vanus. Ma arvan, et asi oli isegi mitte vananemises, vaid selles, et me tihti ignoreerime neid märguandeid, mis keha annab seoses vananemisega. Mina mõnda aega oli siuke, et 20-ndatest ma tegin nii ja ma ikka jaksasin ja ma tahan jälle nii jaksata. Ja siis ma sain aru, et ei, nüüd ei ole oluline see füüsiline rassimine, vaid see, et ma leian selle tasakaalupunkti, mis on mõistlik ja mis ei ole mõistlik. Ja oskan nendel kahel asjal vahet teha ja seeläbi säästan ennast ja teen neid asju, mida on vaja. Ei vehi tühja, ei vehi arutult. Ja niimoodi iga kümnendiga ma tunnen, et meil on tarvis vastu võtta mingi uus tase, mis on oluline, mis on selles etapis oluline, et me ei püüaks olla kogu aeg see, ma ei tea, noor gasell seal põllu peal, ja siis ma hüppan ja siis ma olen, vaid et ei, nüüd on uus etapp. Nüüd ma olen see vana, väärikas, rahunenud, mul on teine väärtus elus. Mul on teised huvid, me laseme need huvid ka tulla, mitte niimoodi, et see on mingi vanurite värk, ei, ma ei tea, seda ma küll ei tee. Et soki kudumine, ma ei tea, et imelik. Vaid me säilitaksime oma väärikuse, minnes siis vastu sellele teadlikkusele, tarkusele ja uuele kvaliteedile, mis meile tuleb panusega. Kas või tervise teemal, kui su tervis annab märku, siis mitte selleks, et sellest läbi panna, joon rohkem kohvi, kasutan kangemaid ravimeid ja küll ma siis silkan ringi, vaid ei. Keha annab märku, tervis annab märku, kuula, kohane. Ja siis ei ole vananemine midagi sellist, mis oleks põlastusväärne või ei vananeda küll ei taha. Võtke vastu see vananemise tarkus. Ja kertu, mis sa targutad, sa oled alles 34. Aga ometigi ma olen juba tundnud seda, et iga lapsega, iga järgneva lapsega on natuke raskem. Ja siis ma jõudsegi ta mõtte peale, et kus mõne meist tahtva olla väga tugeva, kas maailma mastaabin välja näidata, et me ole nii tugeva, et vindlase kägistame tiimi ennetava löögi vasta vindlast ja sest kui ta tule, me oleme valmi. Aga ka inimese esihinda tasandil, kui sa tunnistad esihinda haprust, sa saad olla päriselt tugevam. Kui sa oled selline tukkev ja seal samas omava kotusesuu mann ja omava hapra, nõrga ja nagu pudõnase, sa ei tegele näidega, sest sa päriselt oled tukev. Sa oled väga ohtlik on olukorran. Ja ma mõtlen ka emmaduse olla ime,
seal on ka väga palju taad tukõv. Aga aeg-ajalt tunnistasi hindale, et haprust näütuses tähendab, et see naaset tahtva olla väga tugeva. Feminism, empowerment. See on see ingliskeelse väga populaarse sõnapandse siia võro keele vahjale. Aga unõhtani et päriselt tugevas sa naane läbi imerolli, kui sa tiit läbi ta teekonna olla rase, anda elo, innetud kanda elo ja sõs kasvatada, et last ja esik kasvada kõrvalt. Ta on mitte ükski haridus, mitte ükski tüükotus anna sulle säänest tugevust. Nii et naasa, kui te tahate olla tugeva, siis andke elole võimalus anda teile imeroll ja sest te näete, kui tugevad te võite olla. Kui hapra olukorrad teid ootase, ma ei ütle toad üldse hirmutamise pärast, vaid ta haprus näütas teile ti hinda hapruisi, me oliva oleman juba inne, aga nüüd läbi imerolli te saati neid nagu lahata, ärravi ja päriselt muutuda tugevas. Ja ma kui ma mõtlen naase peale, kia ole veel sünnütanu, kia on rase, latsootal ja kia on andnu elo, sest kaege naisi tütarlatsi esihinde ümbre ja sest te saate arvu võib-olla, mida ma mõtle, tävestada inimese, kuis inimese muutuse. Ja ta nüüd ei kehti enne naisi kotsile. Ka mehe saava kassu läbi eses olemise ja eses või saia ka 5 minutiga. Aga kui sa tahad olla päriselt tugev ese ja miis, siis sa võtad vastu ta väljakutse, ta vastutuse kasvu eses. Ja ta või kesta aastakümnid, kui sa julged kaia olla silmitsi umi hapruisi, nõrkuisiga ta teekonna pääl ja kasvada sõs päriselt eses. Ja mitte õnne eses, aga ka inimesena kasvu nii, et na latses saava anda sulle tuu, mille pärast na oma eses valinu. Siin ole midagi juhuslikku. Mille ma olen väga sääne abordivastaline on tuu, et mitte ükski lats tule siia ilma kogemalda. Ükskord oli üks klientki ja ütle, et jah, nüüd on 3 last ja 3. ole planeeriti ja siis ma ütle, et kõik latsed omava planeerit, aga mitte alati oma vanemide poolt. Ja ta oli mõnegi asi, mida ma ütle lihtsalt ilo pärast, vaid ma tõttasta usutuud. Ja tuu pärast mu jaos on sääne nagu lakmuspapar, et kui meil omava sääne väga vaimse inimese. Ja mul esiki väga lähedais inimesi on säänsegi omava väga vaimse, aga sõsku elo valis sinno ta nii, kus ma ütlen, tähtsa ülesande peale elo taht tulla läbi sinu, kui sa oled valmis tapma, et hindel oleks mugavam, lihtsam, sest sa ole vaimne inimene ja või ütelda, et Kertu, sa ole vaimne tuu ja tuu pärast, hea küll. Ma olen nõud, ma ole vialda, aga ta on sääne kotus, jah, mille peale ma soovita naisil mõtelda, kui on tõttast väga rasse ka isegi ta otsuse manna olla, et kas, kuis nüüd edasi elu oled ja kõik on nii muutuv, kui latsed tulevad või lats tule. Aga ta ongi elu. Ja kui ta lats on sinna valinu, siis seal on mõnegi väga suur põhjus. Ja oma 4 latse peale, vaihte peal, ma tunnen, et nii rasse on, et võib-olla ma olen millestki võlsi arvu saanud, võib-olla mul ei peasi nii palju latsi olema, kui ma tunnen, et kui ma õdaku sa ilda magama kõige väikumba pärast ja siis tõisi pärast tule hummugu varra üles äraneda, sest ta teisi hinde nagu taastumise haigu jäi. Ja siis ma olegi arvu saanud, et ma hinde sügaval seen iks usalda, aga ma ensegi vastuse omava, millele ma olen veel nagu ta ust lahti tennu, et nii saa ka. Nii või ka mõtelda.
võib-olla üks noidest nüüd mul hõkva karas pähe. Kysy appi, kun väekärässä oli üldse mu loomusen, ma tahan ju tukev olla. Aga kui sa tukev, lähed oma hapruisiga niimoodi väega hapras kätter, sest tuu ka ei kanna ja tuu kedagi tugevas päriselt ei tii, tuu või lahku. Nii et Iive ole õiena naasu ja latsa. Ta on ka tuu, kuis nii julgemi vastutust võtta nii mehek kui naase elu andmise, kandmise eest. Ja me tohi olla siin väega süüdustava. Näituses üks näiteks aborti, ta ütel, et miis ole õiks nii vastutustundlik. Ja ma siiamaani kannatad luku hindal hengen, sest ma andsi hindest kõik, et teda ümbre viinde, aga tuus õnnestu. Ja sest ma mõtlegi, et miises ole nii vastutustundlik, võib-olla es olegi. Aga kui vastutustundlik on keegi ära tappa, ma ei tea, tuu nagu ei klapi mu jaos. Ja andke andis, nii sain see kurva jutuga nüüd saadet lõpeta. Aga lihtsalt imeisad, kui teil on parasjagu väega rasse oma latsiga ja te tunnete, et nagu ütiskond ka väega ei toeta ja kliimale ei moo hästi, kui palju latsi on nad ju muudku tarbise ja tootva prükü ja nii edasi ja sest päriselt elu on hoitmist väärt. On ta latsaka su ihon, üsen või on ta latsaka kasunu vana inemises, ja on ka kipun juba nagu väiku lats. Igal juhul on elu hoitmist väärt, elu säde. Ja isegi kui on rasse, siis na raskuse oppase meile, kuis olla päriselt tugevamp ja oppase meid püürdme tähelepanu tolle kotuse peale, kui me taha ei tunnista oma nõrkuisi. Aituma kullemast ja järgmise kõrreni!